Tere tulemast NTV lemmiksaatesse Päevast päeva. Täna on meil külas värske kirjandus- ja kultuuriaja ajakirja Naised on paremad peatoimetaja Mehis Maskulin. Väga meeldib siin olla ja ka tere kõigile naistele kodudes, kes lõpuks on suutnud oma mehed teleka eest ära ajada. Me teame, kui raske see on. Mehis, ole hea ja tutvusta meile kõikidele, et millise ajakirjaga on täpselt tegu. Just nimelt, meie ajakiri, siis Naised on paremad, on kõigile siis naistele kuskil seal 30 ringis, no ma ei ütle nüüd otseselt keskealistele naistele, aga keskealistele naistele, kes on abielus pikka aega või siis lahutatud või vallalised, me ei diskrimineeri üldse. Ja käsitleme seal siis väga tähtsaid kultuuri- ja kirjanduselu teemasid. Näiteks selles meie esimeses numbris, mis nüüd 1. aprillil ilmus, on kaanelugu ja minu isiklik lemmik kindlasti, aga toimetuse isiklik lemmik lugu 50 maailma parima raamatu varimid, mis siis lahkab põhjalikult ilmselt selle milleeniumi ühte suurimat kirjanduslikku saavutust. Kõlab suurepäraselt, kas pole? Räägi meile, kuidas see sellise idee sünnib? No ega see lihtsalt ei tulnud. Tuli ikkagi natuke pressida, ütleme oosa. Aga see sai alguse siis, kui ma olin umbes 12, siis kui minu jaoks algas see igakuine Päevast päeva telesaate vaatamine siis. Ja noh, ma olin alati nagu naisi vaadanud siis läbi akende või dušikaardinate vahetusel. Aga ma tahtsin teada, mis tunne on lõpuks nagu olla naiste sees või ja ma saan panna ennast lõpuks naiste sisse. Ja siis saigi 1. aprillil see avapauk antud. Kui see nagu lihtsalt ei saanud enam sees hanguda ja see puskas minust nii-öelda välja. Rääkige aga, kuidas te olete rahaliselt toime sellel raskel ajal, kui majandus on meesjuhtide poolt täiesti hukatusse viidud? Kui keeruline on tänapäeval naistel toetust leida? Väga keeruline. Et ei taheta raha anda lihtsalt sellistele suurepärastele ajakirjadele, aga siiski mõned sponsorlepingud me oleme sõlminud. Näiteks naiste hügieenitarvituse firmad aitavad meid hästi palju. Siinkohal tahaksin ka meelde tuletada, et meil on Allways'iga väike kampaania käsil. Igas 5. pesukaitsmete pakis on üks pesukaitse minu näoga, mida saab meie aastatellimusest, siis 10% umbes. Ja lisaks sellele on meil veel Rahvaraamat, kes varustab meid suurepärase lugemismaterjaliga ning Eesti Kultuurkapital, kes toetab absoluutselt kõike. Ning oma võimete piirides aitab meid muidugi ka naiste ainus liikumine või naiste auväärne liikumine iseseisvusel oli sellist. Ehk siis NALI, mille suurepärane algataja ja esinaine istub siin minu kõrval. Tere, tere! Väga meeldib siin olla. Tere tulemast saatesse. Teiega on kaasas ka teie mees, Tõnis, eks ole? Mis mõttes minu mees? Kas te tahate öelda, et ta on minust parem? Ei, ta on minu elupartner, sest me oleme võrdsed. Eks ole, kallis? Nii, igatahes, Mehis. Ehk räägite veel oma esimesest korrast, kui ajakirja tegite? No jah, esimene kord on ikka meil kõigil natuke siuke häbeli. Aga eks ta välja tuli läbi ikka viina. Aga esimeses numbris siis on hästi-hästi tähtsad artikleid. Näiteks, ma toon mõned pealkirjad siinkohal välja, siis Jeremy Clarkson on siga. Hemingway oli põrsas ja sead Eesti kirjandusest ehk Eesti meeskirjanike nimistud. Ja minule meeldis väga see viimane artikkel, sest minu arust on naisi võrreldes meestega liiga vähe Eestis kajastatud. Ja lisaks, see on minu jaoks nagu täielik šokk, kui ma pean igapäevaselt lugema selle põrsa Kaur Kenderi kajastamist ajakirjades. Ja mul hakkab halb, kui ma peaksin veel kord nägema mõnda uut Kivirämu raamatut kuskil Rahvaraamatu raamatuleti. Eks ole, kallis? Jaa, sul on täiesti õigus. Lisaks sellele on meil ka väga oluline uurimus. Kannab pealkirja siis Sead Eesti tulevikku sottimas, kus me räägime, kuidas Eesti meesõpetajad võtavad meilt ära ainsa lootuse tulevikule sellega, mida nad seal klassiruumides teevad.
ma natuke ärritan selle teema, see on mulle väga südamelähedane. Minu väike tütar nimelt, Veeri Maskulin, käib nüüd 6. klassis ja just tuli koju ja ütles, et peavad seda Väikest printsi lugema. Väike prints, eks ju, esimene küsimus oleks kohe mitte Väike prints, aga see oli ainult üks pikas libis meeskirjanike teostest. Ja minul tekib küsimus, aga kus on sellises klassis näiteks Sofi Oksaneni praegune uudne klassika Puhastus? Minu arust see läheks lastele väga kasulikult peale. Ja lisaks sellele oli meil ka peaaegu sama tähtis võib-olla fotointervjuu, kus me siis saime kokku paljudest raamatukaantelt võib-olla tuttava Fabioga, kes on ikka veel vormis. Vau, see ei tohiks küll mitte ühtegi naist kuivaks jätta, külmaks jätta. Minule meeldis see väga, eks ole kallis. See on tõesti väga ilusti. Aga rääkides ilusatest meestest, kes ennast igale poole ette suruvad, kui palju pühendate oma ajakirjas teatrile? No, teatrile kindlasti pühendame kõvasti aega. Viimased numbrid siis hoolimata sellest, et tükk on vananenud, ei ole seevõrd siis vähem tähtis, kus me räägime suurimast šovinistlikust kuriteost lavalaudades sellest ajast, kui Vana-Kreekas ainult mehed näidelda tohtisid. Ma räägin otse loomulikult Jürgenist. Täiesti nõus. See, kuidas see Jan seal lava peal hüppas, see tahtis minul lausa okserefleksi tuua. Ja üldsegi, kus oli ürgnaine? See on täielik kuritegu. Ma olen šokis. Eks ole, Meelis? Ma ei tea, minu arust oli seal küll kaardises mitte näidata kohta. Sellised mehed meil siin ongi. Eks nad ole. Kõik meeskriitikud on selle peale kohe muidugi öelnud, et teate, mehisel on lihtsalt päevad. Kas soovite neile üldse kuidagi vastata? No ma muidu ei vastaks, aga kuna me siin juba avameelselt niimoodi räägime, siis nendele ma ütlen, et mul on iga päev päevad. Sellepärast, et ma veritsen lõputult ebaõigluse eest naiste vastu meie kultuurimaastikul. See on mulle väga südamelähedane teema. See on suurepärane. See on tõesti suurepärane. Aga millised päevad ootavad ajakirja ees tulevikus? Pikad ja rasked. Seda otse loomulikult. Meil on suured plaanid muidugi ajakirjaga. Lükkate mahud suuremaks ja suurem seda parem, eks ole. Näiteks järgmistes numbrites meil on plaanis mitu intervjuud suuri ja laineid löövate Eesti naiskirjanikega, kohe kui me mõne leiame. Ja lisaks sellele räägime me Maire Aunastega, tema plaanis kirjutada raamat ja sellest, miks see võib olla parim asi Eesti naisele peale pärisorjuse kaotamist. Kindlasti huviga ootame. Täname kõiki, kes veetsid meiega igakuise Naised TV saate päevast päeva. Ootame teid rõõmuga tagasi juba kuu aja pärast.